Kas inimene armastab teid? Mõelge oma inimese peale, oma kallima peale. Ja vaatame, kas inimene, kelle peale te mõtlesite, kas ta armastab teid, mis tunded tal teie vastu on? Vaatame, kas inimene armastab teid. Ta on kurb. Kas te ei ole pikka aega suhelnud või olete täiesti lahku läinud? Ta väga palju mõtleb teie peale ja ta ootab niisugust võimalust, kas või pisikest šanssi, et teiega kokku saada. Mis tunded selle inimese teie vastu on? Kas ta armastab teid? Ta ütleb, et teie ise panite sellele suhtele piiri, ütlesite, et me ei sobi kokku, on ju. Võib-olla oli seal lahkumineku põhjuseks töö, et võib-olla teie olete hästi töökas kogu aeg, käite tööl ja ei ole aega, või siis on mees pidevalt ära või on kuskil reisidel või autoga sõidab. Et töö on see, mis teid nagu lahku viis, on ju. Mida see mees teist mõtleb? Aga tal on teie suhtes väga suur ja tugev tõmme. Ja ta ütlebki, et kahju ongi sellest, et see töö meid lahku viis. Aga ta tahaks nagu teiega kokku saada. Ta ei tea, kuidas seda teha. Ta tahaks seda teha niisugusele rõõmsas koosviibimise nagu niisuguse tähe all, on ju. Aga ta peab välja mõtlema selle mingi võimaluse. Ta ei tea täpselt, kuidas nüüd luua seda teed teie juurde. Ta peab mõtlema. Sest ta mõtleb vahest täiesti kohe konkreetselt teie peale. Kuidas te nagu, kui ilus te olete, kui seksikas te olete. Ta mõtleb ja kujutab ette, kuidas ta teiega on koos suhtes. Ta kohe unistab teist igat moodi. Mis need hästi-hästi armastavad mõtted on. Nii et see inimene tõesti, näete, ja ta tahaks tegelikult teid omale naiseks. Või vähemalt teiega koos elada. Ta väga-väga hoiab ja armastab teid ja otsib võimalust teiega kokku saamiseks.